Tervist kõigile, kes te täna siia olete kogunenud ja enamus muidugi vaatab seda salvestustena, seda tänast üritust. Tegemist on siis järjekordse hea avaliku ruumi siis vestlusõhtuga ja kaks uut võistlust on siis hea avaliku ruumi raames või selle programmi raames avanemas või välja kuulutamisel ja üks neist on siis Türi keskosa arhitektuurivõistlus ja teine on siis Saku, aga hakkame siis Türist peale ja mul on siis hea võimalus anda siis avasõna siis Türi abivallavanemale Eldar Niglasele. Ole hea ja räägi siis veidike, mida te siis plaanite. Tere kõigile, ääretult hea meel on siin olla, et tegelikult see projekt ja kogu Türi linna arhitektuuriline planeerimine ja keskväljakule lahenduse leidmine on olnud Türi linna ja Türi valla jaoks juba pikalt üks suur küsimärk. Sest et Türi linnal, kõik kes teavad, kes seal käinud on, kevadpealinnana, lillelaatade linnana, siis ühtset keskväljakut, ühtset lahendust meil tegelikult ei ole. Meil on palju väärikaid hooneid, väga hiljuti valmis meil uus Türi põhikooli hoone, samamoodi Türi spordihoone Türi kesklinnas. Ent sellist ühtset lahendust, mis ühendaks kõiki need väga väärikad hooned nagu Türi kiriku ja Türi kunagise koolihoone, kus tänaseks on Türi vallamaja ja uue spordihoone, põhikooli ja meie kultuurikeskuse, siis sellist ühist lahendust ja terviklikku lahendust seal ei ole. Et mul on äärmiselt hea meel, et me oleme selles projektis osalised ja et meil on võimalik selle kaudu lahendus leida. Juba eelmisel aastal sai algusega avalikud arutelud sellel teemal, kõikidel Türi linna inimestel oli võimalik oma sõna sekka öelda, et seda lähteülesannet koostada, et me saaksime tegelikult sellise linnasüdame, mida Türi linn väärib. Et mul on selle üle ääretult hea meel. Aga siinkohal me annaksime võib-olla sõna üle Toomas Paaverile, kes on siis meie lähteülesande arhitekt ja kes on vägagi panustanud sellesse, et leida see, mis Türile sobiks. Tere! Oota, ma vaatan setnet. Mikrofoni peab rääkima, Siit ja siit ma saan edasi, eks ju? Nii, ma tutvustan lühidalt seda protsessi ja seda ülesannet siis, mis on Türi keskuse. Nimi on Türi keskuse avaliku ruumi võistlus, mitte Türi keskväljaku, see on natukene laiem. Keskväljak võib siin ka mängu tulla. Ja tõesti, siin oli väga hea avalik koostöö. Eelmisel aastal toimus 2 avalikku arutelu, kus sai Türi inimestega päris põhjalikult seda ka arutatud. Ja siin oli pikem protsess, vahepeal oli meil vallavalitsuse vahetus, siis vahepeal nüüd jäi pool aastat asjad jäid seisma. Ma ise mõtlen muide nii, et võib-olla isegi on selle tulemusele see pool aastat venimist selles mõttes hea, et kui ta oleks eelmisel aastal välja kuulutatud, siis oleks võistlejad seal käinud ja võistelnud sel ajal, kui on pime ja lörtsine. Aga nüüd me satume, kui me nüüd välja kuulutame, siis kui meil on kevadpealinn ja meil on kevadel, seal on lillelaat ka ja võistlejad saavad Türiga paremini tutvuda niimoodi ja sellega paremini nagu sisse elada. Aga seal võistluse nüüd objekti valik, see oli pikk teema ja ma räägin seda lugu, et kui me räägime objektist nimega Türi keskväljak, siis nagu selline objekt on olnud nagu tegelikult pikalt olemas, see on nagu selle koha peal siin selle plaani peal, see on nüüd nagu Türi kesklinna selline plaan, kus see võistluse objekt nagu oma erinevates osades on lahti seletatud ja selle on see taust, et see on siuke, tal on nimi isegi keskväljak, aga me jõudsime seal sellisele arusaamisele, et see koht ei hakka kunagi päris keskväljakuna tööle. Ja seal on kõrval on suur ringristmik selliste
sellise suure liiklusmüraga, et see on nagu ühel pool siin sellest väljakust ja teises ääres on kortermajad, kus ei ole esimese korruse neid fassaade, mis avaneksid väljaku poole ja ta on selline koht, ta on lihtsalt parkla, et ta ei tööta nagu keskväljakuna, seda ei anna eriti käima panna. Aga ja siis sellega koos, see mis on juhtunud kõik Türil, et hoopiski siin on avatud uus põhikool, vallamaja just koliti selle koha peale ja üldse kogu see Türi ruum on, avalikus ruumis on oluline näiteks Türi Paisjärv ja kogu siuke elu, mis noh, me veel ei tea, aga tal siin on väga suur potentsiaal koonduda ühele siuksele alale, mis on siin tähistatud nüüd kui võistluse põhiobjekt, kuhu võib tulla ka nagu selline koht, mida me võime nimetada keskväljakuks. Nüüd nagu järeldus oli see, et selle kohaga tegelemine sellel võistlusel on midagi palju rohkemat kui selle vana keskväljaku nimelise platsi ka tegelemine, millest ilmselt keskväljakuna asja ei saa. Ja ühesõnaga see 3.1 on võistlusülesande koosseisus siis lahti kirjutatud põhjalikumalt, et mida sellelt alalt oodatakse. Aga see võistlusülesanne on üles ehitatud niimoodi, et see ei ole lihtsalt üks tükk Türi kesklinnas, et millel on väga selged piirid. See tuli ka avalikest aruteludest ilusti välja, et siin see mõte peab natuke olema laiem. Et tegelikult siuke läbiv mõte on ehk see, et kuidas moodi kogu see Türi avalik ruum nagu omavahel nagu kokku siduda. Me võtame see skeem nagu on püüdnud olulisi kohti nagu nüüd lahti kirjeldada, et kui meil on siin kuskil, on siin Tallinn-Viljandi raudtee jookseb läbi, siin on Türi raudteejaam, Türi on võib-olla üks toimivaid kesklinnades olevaid raudteejaamasid Eestis, et selles mõttes Türi on ka muuhulgas ka raudteelinn, et see on nagu võib-olla üks oluline punkt, siis see Viljandi tänav, mis siin on, see on selline, võiks nimetada Türi peatänavaks. Ja siin teiselt poolt tulevad vastu see Paisjärve kant, kus on laululava ja Suppelrand ja teised kohad. Et kuidas need olulised ruumid omavahel kokku siduda? Siin tuleb mõista seda ülesannet kindlasti nii, et see punase piiriga ala, mis siin on, see ei ole selline ala, mida võistleja peab läbi lahendama. Siin on tegelikult nii, et siin on kõik olemas. See avalikel aruteludel tuli välja väga selgelt, et siin on väga palju olemas, mida Türi rahvas väga hindab. Ja siin, ainult siin võib-olla selles osas, keskmises osas on see, kus me tahame nagu uut struktuuri ja uut lahendust. Ülejäänud osas on tegelikult kõik nagu täitsa olemas, siin on olemas kogu see Paisjärve ääre ja kiriku ümbrus siit ühelt poolt. Ja siin on näiteks selline koht nagu kultuurimaja park, mida hinnatakse. Ja Türi rahvas tahab neid asju nagu tegelikult hoida. Nad natuke kardavad isegi arhitekte, et äkki me läheme liiga kallale. Sellepärast siin on see mõte, et siin väiksemate sekkumiste kaudu kogu sellel alal, see punase piiriga on nagu mõõdistusala. Kuidas siduda see uus keskne ala, mida me lahendame nagu väikeste sekkumistega, ilma seda olemasolevat ruumi liigselt kahjustamata ümber tegemata kogu selle Türi siis avaliku ruumi siduvaks osaks, et seda tunnetati väga, et kogu see peatänav ja see Paisjärve, need on nagu kehvasti kuidagi seotud ja seda saab teha nagu radade, katendite, valgustuse, mööbli, mille iganes väikeste asjadega, aga seda saavad võistlejad mõelda, aga see on nüüd võib-olla ebastandardne lähteülesanne, et me niimoodi läheneme, aga niimoodi antud juhul on mõistlik ja niimoodi sai see välja pakutud, et ühesõnaga ma jään vist juba liiga pikalt lobisema, tegelikult ma võin siin igast üksik osast pikalt lood rääkida, aga kuidas tundub, kas tahate, et ma räägin veel? Räägi. Siis
noh, kui võtta nüüd see võistluse põhiobjekt, see võib-olla võiks seda natuke täpsemini kirjeldada, siis siin on, välja ei ole näidanud nagu pilte edasi, et siin, noh, see on siis nagu see ala niimoodi aerofotona, kus on siis see keskne ala, kus seesama võistluspõhiobjekti ala, siin on see kultuurimaja, siin on see vallamaja ja see on siin koolimaja. Et need on nagu sellised ääristavad hooned, põhimõtteliselt see võistlusega võimalikult hästi tuleks siis see suur, tegelikult kokku tuleb isegi 3 hektarit ala nagu kuidagi moodi siduda kogu selle, vabandust, sellega. Ja no siin on nagu näiteks praegu on nagu siuke keskne element on parkla. Ja siin on tegelikult ka praegu juba palju toimivat muidugi. Siin on näiteks siin alumises ääres on laste mänguväljak suur. Aga see mänguväljak iseenesest tahab värskendust niikuinii juba, nii palju vana, aga ta on hinnatud, ta on nagu tegelikult väärtuslik. See parkla on ka tegelikult, noh, parkla on nagu väga selline standardne, ta ei sobi sihukest esinduskeskseks ruumiks, aga tegelikult neid parkimiskohti, noh, neid juurde ei ole vaja, aga tegelikult sisuliselt nii palju, kui seal on, ikkagi oodatakse, aga siis need lahendused peaksid olema kuidagi sellised kavalad ja oskavad need parkimiskohad hajutada siin erinevatesse võistlusala osadesse või nendesse äärtesse ja võib-olla selle ala keskel ka isegi võib kasutada ristkasutust ja et selles mõttes me siin tuleb igas mõttes näha neid olemasolevaid väärtusi, olemasolevat kasutust ja seda siis nagu targasti ja nutikalt uuesti struktureerida ja anda sellele selline tänapäevane ilme, mis võib olla ka selline keskne ikkagi sellise selline, noh, mul siin vaatas Ivar Lubjak, vaatas tingimusi üle, ta ei tahtnud seda sõna, et nagu sümboolse tähtsusega, aga noh, ütleme, ma ise niimoodi mõtlen umbes, et ta on ikkagi tunda, et see on Türi keskus. Ja siin on ka üks selline võimalus, mis on ehk oluline, et siin on, no ruumi siin natuke on ja siin tegelikult selle parkla, see on seesama kultuurimaja park, ja selle parkla ja selle vahel on siin natuke jälle tühja ruumi. Siin on mõeldud, et sinna võib-olla saab ka ehitada mõne hoone veel. Ilmselt seal oleks vajagi, et nagu miski veel elavdaks, et nagu lisaks nendele olemasolevatele ühiskondlikele hoonetele. Siin on, Türil on tegelikult väidetavalt see ka probleem, et ega siin see kohviku elu näiteks selline asi väga kergesti elama ei hakka, aga siiski selline lootus või ootus nagu oleks, et seda võib nagu püüda, et miski, mingeid hooneid veel, mis suudavad seda, kuidagi seda elu siia kanti veel natuke rohkem tõmmata, et muidu ta võib-olla jääb liiga ühekülgseks ja surnud kohaks. Ja mis avalikul aruteludel mul veel nagu silma jäi, et inimesed, noh, võib-olla õigustatult kardavad nagu, et ärge ometi tehke sihukest tühja mingit ilu asja, sihukest tühja Läti või platsi või umbes midagi nii, et see, et siin oleks elu ja see, et oleks siin Türi selline, noh, kogu see olemasolev elu ja haljastus muuhulgas ja kõik see oleks väärtustatud ja tähele pandud, et see on nagu hästi oluline, et siin Türi ei ole suur linn, siin ei ole vaja ka väga suurt väljakut, kogu see ala ise on nagu sihuke tohutu suur tegelikult, et see, kui me midagi nimetame väljakuks, eks ju, see moodustab tegelikult ilmselt mingi tükikese, võib-olla see on paar tuhat ruutmeetrit, et siin alal, et nagu osataks mõelda ka niimoodi Türi mastaapidele kohas, et ma arvan, et see on oluline. Ühesõnaga, seal võistlusülesandis on seda kõike nagu põhjalikumalt lahti kirjutatud. Et ma näitasin mõned nagu siuksed suunad praegu. Ja ma võin veel näidata siin seda, see on see koht, mis oli see siis see
see parkla, mida on seni nimetatud Keskväljakuks, siin on see Türi Konsumiks nimetatakse seda poodi, kunagi nimetati Türi kaubamajaks, võib-olla isegi praegu veel nimetatakse, et see selles mõttes siin oli nagu kuidagi nagu keskne koht. Ja ma isegi mäletan seda, et kunagi isegi lapsena Tartust Tallinna kanti sõites oli nii, et astume ikka Türi kaubamajaks ka läbi, ütlesid vanemad inimesed. Siis sealt sai mingid head kaupa või oli siuke defitsiidi aeg, et ma olen siin nagu käinud, see oli tähtis koht omal ajal. Ja tal on mingisugune jõud ikkagi, avalikel aruteludel toodi ka seda välja, et jah, ta ei ole nagu Keskväljaku koht, aga me seda päris unustama ka ei peaks. Et ühesõnaga ta on siin, nüüd kui minna siin tagasi korraks selle skeemi juurde, siis ta on siin niimoodi ikkagi ka selles võistlusalas sees. See on nüüd nagu jäetud väga vabaks nagu võistlejatele, et see on olukord on nagu lahti kirjutatud ülesandes, aga et kuidas ja kui palju nüüd nagu selle kogu suure terviku sidumise mõttes nüüd nagu minna siia Viljandi tänavale ja sellele ristmikule ja sellele platsile siin. Et noh, need ootused on olemas, inimesed muidugi tahaksid, et noh, võtame veel selle ja selle ka, seal kogu aeg olid sellised ettepanekud tulid, et me ei saa nagu liiale minna, aga noh, ütleme nende objektide osas tundus see olevat nii palju tähtis, et las võistlejad mõtlevad selle peale ilma, et need peaks tervikuna lahendama. See on jälle väikeste sekkumiste maailm. Et siin võib välja tuua veel sellise asja, et Türil on tegelikult päris korralik juba 20 aastat vana kesklinna detailplaneering, see on selle joonis. Ja selle planeeringu järgi tegelikult, kui meil on siin see plats, siia on tegelikult isegi ette nähtud üks hoone. Noh, võistlejad saavad siin jällegi teha, praegu planeering jääb kehtima, siin saab teha mõtteid, kuidas moodi ka seda kohta ümber mõtestada, aga mitte minnes nagu liiga täpseks. Et tegelikult on nad siin samas detailplaneeringus, see on see ala, mis on meie see võistluse põhiobjekt. Jääb siit välja, see on täielikult niimoodi nagu planeerimata, läbi mõtestamata, et selles mõttes me nüüd hakkame nagu seda kunagist planeeringuala ja siis seda uut ala nagu siduma selle võistluse kaudu, see tuleb ka siit nagu välja, et see tol ajal võib-olla selle peale nii palju ei mõeldud. Siit on veel üks foto sellest, et sellest samast koolimajast tegin. Meil need fotosid isegi väga palju ei ole, mulle tundub, et siin ongi oluline, et võistlejad teeks ise fotosid ja vaataks hoolega seda kohta ja seda ala ise läbi, aga et see on nüüd see sama parkla ja siin see kultuurimaja on siin nagu tagaplaanil. No kui veel tagasi tulla selle teise otsa juurde, et kui siin on näha ka see põhjapoolne, see punane piir, suur ala, see on jällegi, siin on minult isegi küsitud, et võib-olla see ei peaks nii suur olema, et see noh, kas me seda kõike, aga noh, see jäi nagu selle mõttega jällegi mõõdistusalasse, et võib-olla on siit jällegi väiksemaid sekkumisi, siin ei tohiks jällegi mõelda, et me lähme siin väga seda ala ka lahendama, et siin on see põhikool ja spordijoon on ju välja ehitatud. Ja selle ümbrus ka, võib-olla saab sinna natuke seda parkimise maailma nagu hajutada, kasutada seda ala ka, aga seal ei ole oodatud jällegi, et teeme sinna uue ruumi. Samamoodi on niimoodi, et siin kogu see kirik, mis on muinsuskaitse all ja selle ümbruses ka mitmed rajatised, et sinna ei ole ka sekkumised oodatud. Samuti kogu see Paisjärve ja laululava töötavad, aga jällegi, et kogu see ala, kuidas niimoodi kavalasti siduda niimoodi, et oleks tunda, et ta moodustab mingisuguse sidusa terviku selle muu Türi kesklinnaga, et see on see asja mõte, et siin just ei olegi mõtet neid liiklaslikke alasid kuidagi moodi lahendama hakata, see on võistluse võib-olla suur sõnum, aga hea küll, ma arvan, et ma olen selle enam-vähem ära kirjeldan, aitäh, küsige veel. Nii, aitäh Toomas ja ma võib-olla paari sõnaga veel natuke kommenteerin või täiendan sinu seda juttu, sest et koos käisime seal omal ajal seda asja arutamas
ja sellest meie koos seal käimisest jäi ka mõned sellised mõtted võib-olla, mida võiks veel rääkida, et kui siin oli juttu nüüd sellest Viljandi tänavast, mis siin kuni selle nii-öelda vana keskväljaku nimetusega tähistatud platsini jõuab, et siin oli juttu, et see on nagu selline ärituiksoon või selline kaubandustelg ja samas siis rääkisime, et tegelikult selline kultuuritelg kui selline siis kultuurikeskuse pargist liigub siis siia kiriku ja siis selle laululava poole, et kaks sellist nagu erinevat telge. Ja ütleme nii, et Türil on nagu päris hästi läinud siin, et need kesksed hooned, need uued objektid, mis siia on siis paigutunud, see Türi uus koolimaja koos spordihoonega on andnud nagu sellele piirkonnale sellise tugeva sellise uue hingamise ja see mõte, et vallamaja koliti nüüd ajaloolisse koolihoonesse, mis on tõesti selline väärikas ja uhke hoone, on nagu seda sellist intensiivsust siia sellesse piirkonda nagu kõvasti juurde toonud ja kui me esimest korda seal koos Toomasega vallajuhtidega kohtusime ka, siis oli nagu see tunne, et siin on küll võib-olla, et kuivõrd teadlikud on need otsused olnud, aga et põhimõtteliselt on nagu asjad läinud suht-koht sellises õiges suunas, et ka see suur laste mänguväljakute ala, mis on siin Euroliidu rahadega tehtud, et see on nagu päris õigesse kohta saanud vallamaja kultuurikeskuseks ja siis uus see spordihoone koos põhikooliga. Et nüüd oleks lihtsalt vaja siis tegeleda selle alaga, mis siia vahele jääb ja õnneks tõepoolest on see ala siis ka selline vaba ala, mis on munitsipaalvalduses ja siin kõrval, kui nüüd vaatame korra seda järgmist pilti, et siin kõrval see krunt, mis siia veetorni juurde jääb, ma täpselt nüüd peast seda piiri ei oska öelda, et see on munitsipaalkrunt, mis annab tegelikult võimaluse, kui me tõesti mõtleme, et see võiks olla selline tulevane selline Türi keskväljaku asukoht, et mina ei karda seda nimetust nagu nimetada, et siis annaks see munitsipaalkrunt siin kõrval võimaluse tuua siia siis mingisuguseid selliseid teenindavaid funktsioone selle tulevase väljaku äärde, et seda väljakuruumi siis mingite teenustega, mingisuguste selliste abifunktsioonidega käima tõmmata. Et tundub, et nagu siin on neid otsuseid, mis siin on aastate jooksul tehtud, et neid on nagu päris kas intuitiivselt või teadlikult, aga on päris õieti tehtud, et need võimalused siin seda kohta nüüd siis käivitada, et siin nagu Toomas ütles, et ei ole vaja väga palju teha, aga et mingid asjad on siin nagu õieti õnnestunud, et siit sellel kohal on nagu sellist tugevat potentsiaali. Ma võin siin veel natuke täiendada, et see krundipiir näiteks, see on otse öeldud võistlusülesandest, see ei ole tähtis, see kuskil on, aga tegelikult siin võistlejad võivad seda ümber mõtestada. See Türi väga kiituseks võib öelda, et siin on tõesti, siin on palju munitsipaalmaad. Siin ei ole seda maad nagu kuidagi maha varseldatud kuskile sinna-tänna, nagu võib-olla mõnel pool on juhtunud. Et siin on niimoodi, et see isegi see ärile suunatud maa on endiselt munitsipaalis. Ka see endise keskväljaku nimeline ala, kus detailplaneeringu järgi on ette nähtud hoonega, see on munitsipaalomandis. Ja kõik need muud alad, millega me tegeleme, et selles mõttes siin on võimalik hiljem, ütleme seda võistlustööd ikkagi valla tugeval juhtimisel ellu viia ja ka valikuid teha, et mida siis võtta, mida teha, mis järjekorras, et siin ei ole ei sega nagu sellised nagu halvasti sattunud eraomandid. Nii, aga nüüd vahepeal siin rahvast on juurde tulnud, et äkki on kellegi tekkinud nüüd küsimusi selle koha pealt, et saab siin abivallavanemale ja Toomasele siin kohe esitada ja küsida konkreetselt, et jäi midagi silma kellegi. Äkki see veetorn on seal selline, kas ta saab paistat midagi välja, tahab see vald näiteks seda kuidagi esile tõsta? Nii, veetorn lammutati ära. Just, ma tahtsin seda öelda, et veetorn on tänaseks lammutatud, see oli aastaid küsimus, et mis sellest saab, lõpuks otsustati ära ja samamoodi on tegelikult ka lammutatud nüüd selle hoone juurde, selle vallamaja hoone juurde jääb hoone, ma kohe näitan. Oota, nii. Nii, siin oli üks vana garaaž
üldse siia ei sobinud, see samamoodi lammutati siit ära. Et see siis ei rikuks seda väärikamat hoonet siin taga, et see hoone on saamas 2 aasta pärast 100 ja eks ka see on meie jaoks ka üks eesmärk, et võib-olla ka välisfassaadi mõttes teda võib-olla vähe tuunida, selles mõttes, et uuendada, värskendada. Ja, et see on igatahes, see peab võistlejate tegelikult nagu eesmärk muidugi peaks olema, et siis ka võimalikult hästi siduda see ruum nagu selle uue vallamaja, mis on mulle tegelikult muret natukene, et nii vallamaja kui see kultuurimaja, ta praegusel hetkel, eks ju nad ei avane tegelikult selle ruumi poole, et siin on nagu pigem nagu tummad seinad ja sellised aknad. Ja väikse vihjena on nagu võistlusülesandes kantud, et nagu võib-olla mõelda natukene selle peale, aga see ei ole võistluse objekt, need on hooned, eks ju. Võib-olla mingite sammudega on mingi võimalus, eks ju. Võib-olla see ei olegi niimoodi nagu ühe roksuga, aga mõelda selle peale tasub, et ka hooned ja välisruum hakkaksid võimalikult hästi suhtlema. Kultuurikeskuse puhul on täiesti võimalik teda avada siiapoole, sest et kui me siit vaatame, siis me näeme, et tal on sisehoov, mis tegelikult avaneb siiapoole. Tegelikult seal on võimalik mingisuguseid lahendusi välja mõelda, et aga siiapoole rohkem avaneks. Ja see on ülesandes niimoodi öeldud ka. Et Elarile on mul üks küsimus veel, et kui me nüüd räägime sellest munitsipaalkrondist, mis siin nüüd selle juba lammutatud veetorni juures on, et kas muidu vald on mõelnud ka sellele, et milliseid funktsioone, selliseid veel avalikke funktsioone oleks tegelikult linnal tarvis, et mingisuguseid vihjeid, et mis siin võiks veel olla peale suvekohvikute või mingisuguste selliste lihtsamate. Eks me oleme mõelnud, aga me oleme tegelikult pigem jätnud lähteülesandest ka selle võrdlemisi avatuks, et me ei ole midagi väga nagu ette kirjutanud, et üks küsimus on räägitud sellisest nii-öelda ka laada küsimusest, eks ole, aga samas me teame, et Türil on tegelikult laadaplats, mis asub selle sama tänava ääres, mida me kaardilt nägime, eks ole, et päriselt teda siia nii-öelda tuua ei saaks, aga mingisuguseid tegevusi saaks siia tuua ja samamoodi ka kui me räägime näiteks Lillelaada ajal on võimalik mingisuguseid tegevusi tegelikult tuua ka siia keskväljakule, aga täpsemalt me ei ole täna. Aga miks te arvate, et ei saa tuua sealt siia? Kui see ruum pärast sünnib hoopis atraktiivsem, et äkki tulevad ise ja tahavadki siia oma laada kolida? Ja kas see on võimalik, aga teades lihtsalt seal on võib-olla mingisugused ajaloolised nüansid, et aiandusmesindusselts, mille hoone seal asub ja kõik muu selline, et selles mõttes selle toomine ei ole võib-olla nii lihtne. Aga selle piirkonna ja selle väljaku nii-öelda multifunktsionaalsemaks muutmine on kindlasti üks eesmärk. Ma näitan veel korras seda pilti, et tegelikult siin oli nagu üks huvitav uudis. Jah, et see on nagu see praegult see Türi Lillelaada ala siin. Seal on Türi laada ala, Türi laada just ja Lillelaat ise on kõrval rohkem. Okei, aga et kui teil siin uudistes oli see, et Türi võttis selle kevadpealinna tiitli üle, siis ma panin tähele, et tegelikult kasutasite selle tiitli ürituse jaoks seda toredat avalikku ruumi, mis on nüüd selle põhikooli ja spordihoone vahele koos oma trebistikuga tekkinud, et see oli nagu selline märgiline, et see ruum ei tööta ainult koolimaja ja spordihoone jaoks, vaid juba üle linnalisi üritusi tehakse siin, nii et mis näitab, et tegelikult see raskuspunkt on juba kõvasti nagu siia kandunud. Aga nii, küsimus? Kas vaataks üle korra need kohad, kus need lillelaadad ja muud sellised märgilised üritused toimuvad? Tegelikult tundub nagu natukene imelik, et nii väiksele kohale me teeme suure keskväljaku. Ja siis need märgilised üritused toimuvad 3 kilomeetrit eemal, et see on nagu kummaline. Jah, Lillelaada seda suurt ala isegi siit ei paista, ta jääb rohkem siia poole. Et seal on Türi staadion ja Türi linnastaadioni siis ümber paikneval alal see toimub, sest seal on suured platsid, kus seda võimalik teha. Siin see alumine osa, siin on Türi aiandusmesindusseltsi hoone ja selline laadaplats, mida kasutatakse nii-öelda iganädalaselt ja kes on tegelikult selle suure lillelaada korraldajad, aga suur lillelaad siia mujale lihtsalt ära ei mahu, et tema peab olema eemal.
aga nagu ka siin ennem öeldi, et ega tegelikult ei ole tegemist ju ainult keskväljakuga, vaid nii-öelda südalinnaga üldisemalt. Et siin ongi küsimus selles, et meil on hästi palju selliseid väikeseid sopikesi, et meil on siin pargid, üks park siin, eks ole, meil on siin see mänguväljak. Pigem on küsimus selles, kuidas see kõik loogid, et omavahel siduda. No ja nagu Toomas ka ütles, et keegi ei ootagi siia mingisugust tohutult suurt paraadväljakut, et eks see on nagu nende võistlejate oma otsustada, et see selline mastaabitunnetus, et milline see suurusega see keskväljak või keskplats siia sobiks ja et seda hirmu nüüd küll ei ole, et seal nüüd midagi sellist tekiks, mis jääks nagu kasutuna seisma. Jah, seda on seal öeldud ka, et suurt platsi me siin tegelikult ei taha, aga ja siin on välja toodud ka seda, et kas üldse mahubki siia väljak mõnes mõttes, et kui meil on nagu eesmärk, et me tegelikult tahame selle suure laste mängupargi põhiolemuselt sellega samaväärse asja jätta ja tahame ka parkimist ikkagi küllaltki suures mahus jätta ja tahame veel hooneid siia äkki ehitada. Et kuhu see keskväljak üldse mahuks, et sellepärast nagu, ma julgen niimoodi öelda, et ega suurt keskväljakut siia nagu ei topigi ära, aga et see ongi nüüd asi, mida võistlejad peavad sisuliselt õigesti aru saama ja oskama neid mastaabe tunnetada, nagu Kalle ütles ka. No ja teine asi on veel see, et see parkla seal, sellisel kujul ta kindlasti nagu sellele kohale vääriline ei ole, et ma arvan, et siin oleks nagu kõigil nendel võistlejatel kindlasti oluline leida sellele parkimisele mingisugune viisakam vorm, et praegusel kujul ta nüüd küll minu arvates sinna ei sobi. Jah, aga parkimine ja liikluse küsimus on kindlasti selles mõttes oluline, et kui me tõesti vaatame, kui olulised avalikud teenused on sinna koondunud, et tegelikult selles vallamajas on ka veel raamatukogu. Nii et kultuurikeskuse, seal on kohvik, kultuurikeskus, muusikakool on ka samuti selles kultuurikeskuse hoones. Nii et kõik need samad tegevused ja teenused peavad olema kõigile kättesaadavad, et see liikluse küsimus kindlasti, et üks teema on ka see, et kui hommikul tuuakse oma lapsi põhikooli, eks ole, et siis tavaliselt kiputakse sõitma niimoodi, tullakse siit, eks ole, siin parklas pannakse oma laps autost maha ja siis sõidetakse siit edasi, et kuidas see loogiline liiklus näiteks seal võiks edaspidi käia. No üks asi kindlasti, et see parkimine on ka alati selline sessoonne asi, et kui me räägime kas või sellest Kuressaare keskväljakust, et seal see jalakäiguala on ju seotud ka selle parkimisega, et ütleme selle turismi hooaja väline aeg on seda parkimist seal rohkem ja kui on selline suvine aeg, kus on ilusad ilmad, et siis seda parkimist seal on jälle vähem, nii et siin saab ka seda parkimist korraldada tõesti nii, et mingitel aegadel on seda vähem ja mingitel aegadel võib seda rohkem olla. Ja mul tuli lihtsalt veel meelde hoopis teine asi, et võib-olla see Türi linna kujunemisest, et miks see meil üldse on niisugune nagu ebamäärasus võib-olla, paljudes linnades on kuidagi ajalugu ise selle keskväljaku koha nagu loonud. Siis siin Türil on niisugune ajalooline taust, et kui meil on siin see kirik ja selle ümbrus, mis oli nagu algselt mingisugune niisugune algpunkt keskel ja siis hiljem tekkis raudtee ja siia tekkis Vabrikuküla ja ütleme see piirkond. Et need on nagu niisugune, kuidas Türi on välja kujunenud. Ja need on üsna hiljutised siin 20. sajandi asjad, et siia vahele tekkis nüüd mitte nagu keskväljak, vaid lihtsalt nagu majad ja tänavad, et nüüd, aga ta nagu loomulikul viisil see koht nagu hakkas seda keskväljakut nagu otsima, et aga need ajaloolised keskmed on siin ümberringi nii-öelda ja siis nüüd me sellega siin tegelemegi, eks ju, et siin nagu üks koht nagu tundus, et ei tööta sellena, siis nüüd me otsime mingit uut kohta ja see on lihtsalt siuke ajalooline taust kogu selle värgiga, mis siin toimub. Ja võib-olla siin peaks ära mainima ka selle, et kui me räägime sellest, et miks see endine nii-öelda keskväljakuna ei toimi, et sellest me saime väga kiiresti aru, või siis kui meil avalik koosolek oli, siis esimene avalik koosolek meil oligi täpselt sellesama
nii-öelda keskväljaku nimelise ala juures ja see Paide tänav ehk siis see kõik, mis on riigimaantee, mis läbib Türi linna, et tegelikult raskeveokid ja kõik muu see müra, mis seal on tegelikult võrdlemisi kole. jah, siin võib isegi täpsustada, et see on veel nagu ristmik, et see tegelikult on ju Tallinn-Viljandi vana maantee, tuleb siit, see on Tallinna tänav, ja siis läheb siit edasi Viljandi poole, see on nagu Viljandi tänav. Ja tegelikult see on teine maantee, siis tuleb sealt Paide poolt või tegelikult nagu on Rakvere-Pärnu maantee, mis läheb siit edasi ka Pärnu poole. Et siin selles lõigus on nagu 2 suure maantee koormus peal ja siin see ristmikul nad nagu selle ristmiku peal, mis on kõige kesksed, siit nad nagu siis nagu pööravad ja ühesõnaga siin on ka raskeliiklust hästi palju ja selles mõttes see on üks ebamugav koht, ta lõhub nagu seda Türi kesklinna muidugi ära. Ja siin on ühe sihukese vihjena, me muidugi ei saa hakka Maanteeameti asjadesse, siin võib-olla ei saa sekkuda, aga vähemalt siin on ühe vihjena mõeldud, et tegelikult peaks mõtlema, aga kuidas seda ristmiku ümbrust inimservalikumaks teha ja just seda ka ristmiku nagu ületatavaks teha, sellepärast on seal sihukene variant ka pakutud ideena lihtsalt, et kui saaks nagu nii, et me selle ringi keskme osa võtaks nagu kasutusele ja saaks nagu üle selle ringi ristmiku. Mina ütlen, et see on, kuna seal on kiirused on tegelikult maas, siis seal peaks olema võimalik leida ohutud lahendusi, et sa saad seal tegelikult igatepidi üle, praegu ta nagu lõhub selle linna see ristmik ära. Aga selle liiklus sinna jääb ja sellest nagu vähemalt lähitulevikus nagu lahti ei saa ja ka see on suuremat ümberehitust, ma saan aru, kuna teda küllaltki uus, siis nagu lähitulevikus ei tule. Peame sellega arvestama. Kus kohas on aastavahetuse kuusk, kuhu rahvas kokku tuleb? Kuusk on täna selles kultuurikeskuse kõrval asuvas pargis. Ehk siis ta jääb selle sama Paide tänava siia äärde. Jääb see kuusk. Aga see on ka jälle järgmine küsimus, sest et täna on seal kasutusel siis loodulik kuusk. Ehk siis me ei ole teda toomas käinud kuskilt, aga see on ka tuleviku küsimus, et kuidas me selle lahendame. Seda võib ümber paigutada või leida talle uus koht. Leida mingisugune teistsugune lahendus. Minul on kuusk on tähistamata muide tegelikult seal kaartide peal, et seda ei tahetud ka või see, miks seda vist ei tahetud, on see, et tegemist on äärmiselt vana puuga, mille ilmselt iga ei ole enam väga pikk. Et varsti võib välja minna. Nii, viimane võimalus veel nüüd küsimusi esitada. Et on veel kellelgi tekkinud vahepeal küsimusi. Et kui ei ole, siis täname Elarit ja Toomast ja läheme siis järgmise teema juurde.